Tervist! Eesti keeles on üks väga tore sõna. See sõna on tore. Ja vaadates siin neid mündikavandeid just või neid münte siin, mis just hiljuti esitleti, siis peab ütlema ikkagi, et lapsed on teinud väga-väga toredaid münte. Ja samamoodi siia selle toreda sõna kõrvale tuleb kohe üks teine sõna, mis võib-olla natuke teistsugune sõna, aga mis on sellega seotud, on sõna südamlik. Ehk ma ei oleks elu sees arvanud, et ühed mündid saavad välja näha nii südamlikud, nagu nad siin nende joonistuste peal olid. Ja nii nagu need mündid, mida me siin nägime, olid toredad ja südamlikud, siis minu arvates on väga-väga tore ja väga-väga südamlik, et Eesti Pank on otsustanud laulupeo 150. juubeliaastat tähistada sellise väärika münditeoga. Ja ütleme, et kui see on tore, siis teisest küljest südamlik jällegi on see, et selle mündi autoriteks saavad olla lapsed. Sest oleme ju kogenud sageli elus seda, et võib-olla lapsed suudavad väljendada seda, mida täiskasvanud inimesed enam miskipärast ei suuda. Et ma usun ja väga loodan, et siit võib tulla väga-väga toredaid münte. See sõna tore inspireeris mind väga sellepärast, et ma mõtlesin, et missugune on üks hea laulupidu. Ja ma jõudsin selleni, et nii lihtne see ongi, et laulupidu peab olema tore. See on kõige olulisem. Kõigil peab olema tore. Kuulajatel peab olema tore, lauljatel peab olema tore, koorijuhtidel peab olema tore, tervel Eesti rahval peab olema tore. Ja tulles tagasi nüüd või minnes või tulles laulupeo loo juurde, siis tahtsin mõtiskleda täna sellisel teemal nagu laulupidude kõige algus. Ja selgub, et laulupidude kõige alguses on jällegi üks väga tore asi. Nimelt laulupidude alguses on kaks meest, kelle mõlema nimi on Jaan. Seda võib-olla kõik inimesed ei tea. Me teame, et on laulupidude nii-öelda nagu isa, on Johann Voldemar Jansen, kellel muide siis, kui laulupeol saab 150 aastat, siis Johann Voldemar Jansenil täitub 200 aastat. Aga paljud ei tea seda, et Johann Voldemar Jansen sündides oli tema nimi Jaan Jensen. Tema sündis Vändra vallas ja ta oli Möldri poeg. Ja läks päris kaua aega enne, kui sellest Jaanist sai Johann Voldemar. Nimelt selgus, et see Jaan oli üks väga andekas poiss. Ta oli muusikaliselt väga andekas, ta oli religiooni huviline, ta oli õppimise huviline ja juhtus kuidagi niimoodi, et see Jaan oli saanud 23 aastaseks, kui temast sai juba Vändra kihelkonnakooli õpetaja. Ja siis miskipärast juhtus selline sündmus, ma ei tea, ilmselt oli see ajamärk, aga Jaan Jensenist sai sellel hetkel inimene, keda me teame täna kui Johann Voldemar Jansen. Nii et need nimed olid omal ajal niimoodi muutumisest tundub, aga ikkagi on väga tore mõelda selle peale tagasi, et Eesti laulupeo alguses on üks selge nimega Eesti mees Jaan. Ja on üks teine Jaan, ma ütlesin, et ma tahan teile rääkida 2 Jaanist. Aga on üks teine Jaan, kellest võib-olla suurem üldsus nii palju ei tea. Ja selle Jaani nimi, me peame tulema selle teise Jaani nimekujude juurde ka. Tema nimi tegelikult läti keeles on Jaanis. Ja miks me räägime siis lätlasest, Jaanisest? On nimelt see, et 5 aastat enne siis selle Eesti Jaani ehk Johann Voldemar Janseni sündis Lätis üks mees, kelle nimi on
Jaanis Tsimse. Ja sellel mehel on üsna palju sarnasust selle Eesti Jaaniga. Nimelt nad mõlemad olid väga andekad mehed ja nad mõlemad said väga varakult kooliõpetajateks. Ja tollal Läti kirikuõpetajate sinod otsustas rajada Liivimaale, mis siis tollal oli siis tänane Lõuna-Eesti ja siis Põhja-Läti, otsustas rajada Liivimaale kooliõpetajate seminari. Seminar on üks selline eksitav sõna, võib-olla peab siin mainima, et seminar on üks koht, kus kooliõpetajad õpivad. Ehk siis see koht, kus kooliõpetaja saab õpetajaks õppida. Ja sellele seminarile ehk siis sellele õppeasutusele oli vaja direktorit. Ja valik langes just nimelt Jaanis Tsimsele, kes saadeti selleks puhuks veel Saksamaale mitmeks aastaks pedagoogikat õppima. Ja kui Tsimse tuli Saksamaalt tagasi, siis temast saigi selle õppeasutuse juht kogu eluks. See õppeasutus resideerus alguses Valmieras ja hiljem Valgas, mis nagu me teame, on justkui nagu Läti linn ja on justkui nagu Eesti linn ka, et on nagu üks asi, mis meil lätlastega kahe peale on. Ja tegelikult on meil ka Jaanis Tsimse lätlastega selles mõttes kahe peale, et kuigi Jaanis oli lätlane, siis selles õppeasutuses õppis 19. sajandil väga suur hulk Eesti kooliõpetajaid. Ja tollase kooliõpetaja hariduse juurde kuulus muusikaharidus. Ehk siis tollane Kihelkonna kooli õpetaja pidi õpetama ilmselt kõiki aineid. Kehalise kasvatuse kohta ma ei oska öelda, ma arvan, et sellega tollal vist probleemi ei olnud. Kuna künda ja külvata oli kogu aeg vaja, füüsilist tööd oli vaja palju teha. Aga muusikahariduse said nad tubli. Nad pidid oskama pilli mängida, nad pidid oskama laulda, nad pidid oskama koori juhatada. Ja kui esimene üldlaulupidu, mis toimus teatavasti Tartus aastal 1869, oli ära peetud, siis seesama Eesti Jaan, ehk siis Johann Voldemar Jansen, kirjutas ajalehes Eesti Postimees, et see on eelkõige tänu Jaanis Tsimsele ja tänu tema seminarile, et see laulupidu nii hästi korda läks. Sest kui me mõtleme selle peale, kes olid tegelikult need lauljad, kes osalesid esimesel Eesti üldlaulupeol, siis need eelkõige olid tegelikult Eesti koolmeistrid, kes sõitsid üle Eesti kokku. Seal oli ka taluperemehi, seal oli ka sulaseid ja muud rahvast, aga selle tuumiku moodustasid Eesti kooliõpetajad. Tegelikult selle esimese laulupeo programmi raskuse üle on imestatud, et kuidas sellega tollal hakkama saadi. Need olid täitsa tõsised tükid, mis esimesel laulupeol maha lauldi. Ei ole sugugi kindel, kas me tänapäeval sellega nii hästi hakkama saaksime. Aga mõeldes selle peale, et need olid kõik või suurem osa kooliõpetajad või köstrid, siis me mõistame, miks kõik see asi nii hästi korda läks. Ehk siis Eesti laulupeo taga on 2 Jaani. Üks on Vändrast pärit ja teine on Valmierast pärit. Meil on põhjus neile kõigile, neile mõlemale väga-väga tänulik olla. Nüüdseks või tänaseks siis 1,5 aasta pärast juba leiab aset, see tundub ühest küljest nii kaugel, teisest küljest kohe nii lähedal. Leiab aset siis meie 27. laulu ja siis laulupidu, tantsupidu on 20, mis aset leiab. Ja selle laulupeo ideekavandi üheks aluseks oli, nagu ikka laulupeod, mõtisklevad selle üle, kust me tuleme, kes me oleme ja kuhu me läheme. Siis seekord oleme me endale ülesandeks võtnud mõtiskleda nende 2 kultuuriallika üle, tänu millele me arvame, et eestlased on nii elujõulised. Ja need 2 kultuuriallikalt on siis ühest küljest see Euroopa kultuur, milles me täna elame, mis on siis umbes 2000 aastat vana, aga see teine kultuuriallikas, mille juurikas meie sees on õnneks väga hästi säilinud,
on see vana Läänemere Soome kultuur, mida arvatakse, millest Lennart Meri räägib, et on 5000 aastat vana ja võib-olla veel rohkemgi. Ja kuna me arvame, et eestlase elujõud on just nimelt pärit sellest, et me saame mõlemas kultuuris väga hästi hakkama, siis me püüame laulupeol mõlemat selle kultuuri läbi siis muusikateoste eksponeerida. Ja kuivõrd ma rääkisin siin pikalt nendest 2 Jaanist, kes mõlemad tegelikult olid ju kooliõpetajad, siis laulupeo esimese päeva kava on koostatud Eesti klassikalise muusika teostest, mille kava on kokku pandud põhimõttel nii-öelda õpetajalt õpilane, ehk siis koolkondade kaupa, kelle juures keegi Eesti heleloojatest on õppinud. Alates siis härra Jaanist Simsest, kelle juures muuseas on õppinud Eesti sümfoonilise muusika rajaja Aleksander Läte, samamoodi 1-2 esimese laulupeo koorijuhist Aleksander Kunileid, tema vend Friedrich August Seebelmann, keda me tunneme laulu Kaunimad laulud autorina ja paljud teised. Ja tuleme sealt koolkondade kaupa siis läbi Peterburi koolkonna, siis juba Artur Kapp, Heino Eller ja teiste tähtsate õpetajate tänase päevani välja. Nii et laulupeo esimene päev teeb kummarduse kõikide õpetajate poole. Nii et siis laulupeoni on jäänud vaid 1,5 aastat. Ootame. Aitäh!